Tere! Mina olen viirpapagoi. Me oleme ühed levinumatest kodulindudest üle terve maailma, aga meie päris kodu on hoopis Austraalia mandriosa, kus me elame väikeste parvedena koos. Me oleme rõõmsad ja seltsad linnud. Parim on nüüd pidada 2-3, aga võib pidada ka üksi. Sellisel juhul oleks tore, kui te saaksite meiega päevas rohkem tegeleda, sest muidu hakkab meil igav ja kurb. Puuris võiks olla vähemalt 2 erinevat mänguasja ja kindlasti ka ruumi lendamiseks. Te ju teate, kuidas tiivad aeg-ajalt sirutamist vajavad. Ja mänguasjadega saame mängida siis, kui teid kodus pole. Toidu poolest oleme vähenõudlikud. Me sööme seemneid ja meile võib pakkuda ka kõiksugu puu- ja juurvilju. Aga kindlasti mitte tsitruselisi. Neid meie päris kodus ei kasva ja seepärast on nad meile natuke ohtlikud. Aga seda tuleb küll jälgida, et toit oleks säilitusainetest vaba. Nende liiga suur hulk teeb meile suure kõhuvalu. Ja tegelikult on nüüd mürk ja siis päris ebameeldiv. Meil on kindlasti vajalikud ka erinevad nokkakivid. Nendest saame vitamiine ja need pakuvad tegevust ka. Samas võib puuri panna ka paju ja õunapuoksi. Nende kallal on mõnus nokitseda, kui teid parasjagu pole. Ja samas on koorel ka kõiksugu vitamiine. Kindlasti on meile vajalik ka puguliiv, muidu me ei saa toitu hästi seedida. Puguliivas on tavaliselt merikarbid, süsi ja kõiksugu muu selline ka. Nagu kõik teisedki linnud vahetame me aeg-ajalt sulgi ja sel ajal oleks tore, kui te meile muna pakuksite. Muidugi keedetud muna, kes ikka toorest muna sööks? Mina küll mitte. Pesitsuse ajal on meile vajalik spetsiaalne pesakast ja ka sel ajal tuleks meile pakkuda muna. See annab meile energiat. Tegelikult on poegade kasvatamine ja munade munemine väga kurnav tegevus ja seega oleks hea, kui iga pesitsusaja vahel oleks vähemalt 2-3 kuud pausi, et me jõuaksime taastuda. Me viirpapagoid võime elada tegelikult päris vanaks. Hea hoolitsuse juures koguni 20-aastaseks. Me oleme väiksed linnud, aga meie hääl on meeldiva kõlaga. Öeldakse, et papagoid hakkavad laulma kohe, kui valgeks läheb ja seepärast tuleb puurile ööseks tekk peale panna. Aga asjad pole üldse nii. Me teeme ikka häält siis, kui meie pererahvas on läheduses. Nendega on tore lobiseda ja ma arvan, et te saate ise ka aru, miks. Aga kindlasti enne viirpapagoi soetamist otsige meie kohta lisainformatsiooni arvutist ja raamatutest. Tehke oma kodutööd ja hoolitsege meest hästi, siis võime elada vanaks ja pakkuda teile palju rõõmu. Tšauki!